Ja me oleme väga tänulikud Jumalale, et ta ei ole lasknud sadada tugevat vihma meie peale, seda maist vihma, aga sadagu need vaimuvihmad, mida me ootame ja puudutagu inimeste südameid, puudutagu teie südameid. Jumal on hea ja ta on vägev ja ta on võimas ja ta on liikumas meie maal, ta on liikumas meie maakonnas, ta on liikumas meie südametes. Ja ma usun, et tänasel õhtul ta räägib asju meie kõigi südametesse, kes me tunneme teda ja teie südametesse, kes te veel ei tunne Jumalat. Meil on siin täna mitmeid kõnelejaid, meie keskel on Mart Metsala Tallinna Valguse tee vabakogudusest ja ta tuleb ja jagab meile Jumala sõna. Meie keskel on Villi Võrk, kes tuleb ja räägib oma tunnistust ja seda, mis Jumal on tema südamesse pannud, see on alati väga põnev ja väga tuline. Meil on mitmeid muusikuid, kes täna esinevad ja võib-olla kõigepealt ma tahaksingi kutsuda siia Chris Robi ja tema on tulnud nii kaugelt nagu Nashville ja ta laulab meile ühe oma laulu. Chris, ole hea. Kiitos Jumala igavesti. Amen. Start it again. Turn it up. Come on and ride this glory train. We're on a journey, a glorious destination, headed to a city beyond imagination. Places made there, way provided. Get on board now. We're headed to Zion. We're a royal priesthood, holy nation, declaring the praises of him who saved us. Time to move on with holy desire, being set ablaze with Holy Ghost fire. Come on and ride that glory train. Worshiping Jesus, telling his story, letting the whole world see his glory, changing cities, reaching nations, bringing in Jesus, liberation. Can't be stopped now, moving in his power. This is the church's finest hour, being set ablaze with Holy Ghost fire. Come on board now, we're moving in his power. Come on and ride this glory train. Won't you ride? Church of God is moving. Church of God is moving. Church of God is moving. Moving on. The Church of God is moving. Church of God is moving. We're headed to Zion. Picking up steam now, going faster, seeking to do the will of the Master. Time to move on with Holy Ghost fire.
set ablaze now. We're moving in power. Church of God is moving. Church of God is moving. Church of God is moving. Moving on. The Church of God is moving. Church of God is moving. We're headed to Zion. Won't you ride that glory train? Come and ride with me. Why don't you ride His glory train? That glory train. That glory train. That glory train. His glory train. Get on board and ride with Jesus. Amen. Praise the Lord. Aitäh, Kris. Aitäh sulle. Unustasin ära väga tähtsa asja, et tere kõigile Pildiraadio kuulajatele ja vaatajatele, mitte ainult seda annab vaadata. Samuti meil on seal taga üks valge telk ja selle telgi nimi on palvetelk. Kui sul on palvesoove, kui sa tahad, et sinu eest palvetatakse, võib-olla sul on mingi raskus, võib-olla sa oled haige. Jumal tahab sind terveks teha. Ja seal on inimesed, kes on väga osavad palvetajad ja keda Jumal kuuleb ja kellele Jumal vastab. Ja sinu ihu saab terveks. Amen. Aga ma kutsun siia Villi Võrgu ja ma ei hakka teda tutvustama. Ta on nii suur mees ja ta räägib ise enda eest. Halleluja! Kiitus Jumalale! Jeesus elab! Jeesus elab Paides! Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga minu jaoks Jeesus elab. Ja mul on väga hea meel, et Kris tegi nii hea sissejuhatuse siin. Et see teine plokk on alanud sellise rõõmuga. Ameerika lugu, väga mõnus niuke rütm oli selles. Ma ei tea, kuidas sul oli, aga mul hakkas põlv liikuma. Sul ei hakanud, minul hakkas igal juhul. Ja tegelikult siin on täna tõesti palju põnevat ja minu ülesanne on siin rääkida sellest, et kuidas ma tulin Jumala juurde ja kuidas Jumal elab ja see Jumal, kellest ma siin siis räägin ja kisendan, et ta tõesti elab, ta elab minu jaoks. Ta on hea Jumal ja see juhtus 17 aastat tagasi juba. Ma olin Rakvere linna tänavatel, täiesti enda eluga ummikus. Kiitus Jumalale tänava koosolekute eest. Halleluja! Ma tänan Jumalat, et Paide kogudused on võtnud kokku ja tulnud siia ilusasse Lossi hoovi. Teinud sellise asja, et anda au Jumalale. Halleluja! Paide saab päästetud. Amen! Piiblis on kirjas, et igaüks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Punkt. Seal ei ole vahet, aga minu olukorrad, aga minu. Natuks aja pärast sa kuuled, kuidas minu olukord muutus. Minu olukord muutus võimatust võimalikuks. Ma olin maha kantud inimene, ma olin alkohoolik, narkomaan, pätt, kriminaal. Täna sa võib-olla vaatad ja ütled, ei tea, kuidas see võimalik on. Inimlikult see polegi võimalik, aga Jumalal on kõik võimalik. 17 aastat tagasi ma olin täiesti maha kantud. Mulle öeldi, et võrkvillit ei aita isegi haud. Nad ütlesid, et teda tuleb hästi pikaks ajaks vangi panna, siis võib-olla me saame tast rahu. Aga kiitus Jumalale, Jumal mõtles teisiti. Ja 17 aastat tagasi saatis ta Rakvere linna tänavatele inimesed, kes uskusid Jumalasse. Samamoodi nagu sina oled tulnud täna siin Paides välja, et uskuda Jumalasse, rääkida sellest, olla sool ja valgus, saatis tema Rakvere tänavale usklikud inimesed. Ja kiitus Jumalale mu naise eest. Ta on siin samas, seal taga, paljud teavad teda. Ta oli 23-aastane, kui ta tuli Rakvere linna peale piiblikooli, alustas kogudusega. Jumal ütles talle, et tule raja Rakveresse kogudus.
ja mine ja kuuluta iga nädal tänaval evangeeliumi. Ei ole väga lihtne minna iga nädal tänavale. Ei ole iga päev lihtne minna ja kuulutada evangeeliumi, aga ta tegi seda ustavalt. Ja ühel päeval mina läksin sealt mööda, nad laulsid Jeesus, la. Ja mina läksin sealt mööda, mõtlesin, mis Jeesus siin linnas on, mis kord siin käest ära on. Rakvere linnas Jeesus armastab sind. Ja teid ta võib armastada, aga mitte mind. Ja ma viskasin sinna nende ette pikali maha, ma olin purjus ja ütlesin, kui teie Jumal mind siit maast lahti ei tõsta, siis ma löön kõiki mättasse. Ja ma mäletan, Urho Meister, kes on mul täna hea sõber, mängis kitarri, ütles, et ma olen usklik olnud ja palvetas ja laulis Jeesuse vere kaitset ja palus, et Jeesus aitaks, et täna vist on see päev, kus me Kristuse pärast saame peksa. Ja mina olin seal maas, pikali maas ja mõtlesin, et kuidas ma saan neid näpu otsaga puudutada. Nad on usuinimesed, nad käivad kirikus. Kes olen mina, Pätt, et ma saan neid puudutada? Nad on puhtad ja pühad inimesed. Ja ma hüppasin ise püsti, pükkisin tolmu enda pealt ära, vaatasin 2 poissi jõid õlut seal kõrval ja läksin andsin neile peksa, sellepärast, et nad ei kuulanud, kui ilusasti tüdrukud Jeesusest laulsid. Ja siis juhtus elu kõige magusam asi. Tuli nende lauljate keskelt, tuli välja üks mu sõjaväekaaslane. Ta on 2 meetrit pikk, niuke hästi tagasihoidlik, malbe mees. Tuli minu juurde. Villi, kas ma võin sulle sinu eest palvetada? Ja siis ma ütlesin talle, muidugi võid, see ei tee mulle mitte midagi. aga see ei läinud nii, see tegi minuga midagi. See ei läinud niimoodi. Ta palvetas, Villi, jäta joomine maha ja Jumal armastab sind. Ja need sõnad hakkasid mu sees tööd tegema. Iga kord, kui ma läksin pättidega viina jooma, siis need samad sõnad tõusid ülesse. Villi, jäta joomine ja Jumal armastab sind. Ja täna on siin kindlasti all linnas, võib-olla kuskil põõsaste taga inimesi, kes on samas olukorras, kus mina olin kunagi. Aga kiitus Jumalale, Jumal saab meid kõiki kätte. Keda tema vaim kutsub, ta saab nad kätte niikuinii. Amen! Ja tegelikult oli see niimoodi, et 2 kuud võttis aega, et mina üldse kirikusse läheks. Ma olin käinud ennem kirikus, ma olin astunud kirikust iga jõul läbi, sest eestlastel on see kombeks. Minna kirikusse, mul oli pudel viina taskus, küünlad ka, teises taskus tikud, sest peale kirikut minnakse ju hingede audadele. Oma lähedastele ikka pannakse küünal ja kõik, nii nagu peab. Ja ühe korra ma kukkusin Rakvere surnuaias niimoodi pikali, et ma jäingi sinna vedelema ja mul oli endale ka pea kohale pandud juba küünal. Ma ärkan üles ja vaatan, mis siin toimub, kus kohas ma üldse olen. Ja tegelikult oli väga huvitav see, et 2 kuud ma iga päev jõin alkoholi ja tarvitasin narkootikume, sest ma tahtsin lahti saada sellest lollist lausest. Villi, jäta joomine maha ja Jumal armastab sind. Mul oli 1000 küsimusi, kus see Jumal siis oli, kui mu ema ära suri? Kus see Jumal siis oli, et ma vanglasse sattusin? Kus see Jumal on? Ja sa tead, mis küsimused need on? Miks Jumal ei aita? Ja siis tulevad need niisugused kaastunde küsimused. Miks Jumal Aafrikat ei näe? Ja miks Jumal ei näe, et sõjad on? Ja Jumal, kus sa oled siis? Ja tegelikult need kõik küsimused. Ja ma jõin nii kohutavalt, et ma tahtsin endalt elu võtta. Ma tahtsin sellest lollist lausest esiteks vabaneda ja teiseks ma ei osanud enam kainena elada. Ma olin nii palju jama korraldanud. Aga õnneks Jumala vaim, see, kes ei jäta sind enne rahule, kui ta saab selle, mida ta tahab. Jumala vaim ei jäta rahule. Meie inimestena võime loobuda ja lüüa käega. Sellest enam asja ei saa. See on maha kantud inimene. Aga Jumal nii ei mõeld must. Ja Jumal sai mu kätte 98. aastal 13. august. Ja tegelikult enne seda oli üks väga hirmus lugu, sellepärast, et ma tahtsin endast üledoosiga ära tappa. Võtsin spetsiaalselt narko üledoosi ja tahtsin siit ilmast lahkuda, aga Jumal ei lasknud. Ja sellel samal hetkel, kui ma tegin selle üledoosi, Jumala vaim rääkis mulle, ütles Villi,
jäta joomine ja ma armastan sind. Ja see tuli nii isiklikult, see ei olnud enam selle sõjaväekaaslase kaudu, see oli lihtsalt isiklikult, mina ja Jumal. Ja korraga ma sain aru, ma olin ülakere paljas, kuna ma tahtsin T-särgiga ennast ära kägistada, lühikeste pükstega paljajalu puu all 25-aastaselt. Nägin, kuhu oma elu ise võib juhtida. Ja sellest hetkest ma tegin oma elu esimesed palved. Jumal, kui sa olemas oled, ma tahan ainult koju saada. Ja Jumal saatis mulle auto, ma sain ilusti koju ja ma tegin otsuse, et kui Jumal vastab mu palvetele, siis ma annan enda elu talle. Ja ma tegin oma 2 elu kõige lollimat palvet. Nii, kristlikus mõttes, et ma palusin, et Jumal, kui sa olemas oled, pane mu kodus kardinad liikuma. Ja siin on lubatud naerda, sõbrad. Siin on lubatud naerda, ära proovi nii viisakas ja keep smiling olla. Siin on lubatud naerda, ma naeran ise enda üle ka. Ja siis see ongi elu edasi viiv jõud. Amen! Jumal on loonud meile huumori. Halleluuja! Ja tegelikult ma palusin, et Jumal pane mul kardinad liikuma. Tuul tuli ja panigi kardinad liikuma. Aga see ei olnud mulle piisav, sellepärast et rõdu uks, mida ma siit silmanurgast nägin, 2 kuud järjest joonud ja pohmakas niuke. Rõdu uks on lahti. Sealt tuli mingi tuuleiil. See ei saa Jumal olla. Ja teine asi, ma palusin, et Jumal, kui sa tõesti olemas oled, palun pane mu akna taha Eesti rahvuslinnud. Iseenesest rumal palve, ma elasin 5. korrusel ja 5. korruse akna taha Jumal pani 7 pääsukest lendama. Ja kiitus Jumalale nende pääsukeste eest, mis muutsid mu elu. Ja ma tegelikult sellest päevast otsustasin, et ma annan oma elu Jeesusele. Ma olen Jumalaga käinud 17 aastat ja ma ei ole ühtegi päeva kahetsenud. Ma tänan Jumalat, et ta tõmbas mind sellisest olukorrast välja, kus ma olin. Ja ta on õnnistanud mind fantastilise perekonnaga. Seesama ilus tüdruk, kes 23-aastaselt sai kutse Jumalalt tulla Rakveresse, rajada kogudus, on täna mu naine. Meil on 5 last. See on täiesti... seal ei ole midagi pistmist minu endaga, et mina olen nii vahva poiss. Vaid Jumal on nii võimas, et nii nagu ma enne ütlesin, igaüks, kes hüüab appi tema nime, olgu need palved nii rumalad kui tahes, aga kui need on siiralt tehtud su südamest, siis Jumal vastab neile. Amen! Ja Jumal vastab sellele ja ma tänan Jumalat, et ta vastas minu palvetele. Ta vastas jaatavalt ja ma andsin oma elu Jeesusele ja ma ei ole kahetsenud mitte ühtegi päeva. 17 aastat on ühest küljest väga lühike aeg, teisest küljest üsna pikk aeg. Ja tegelikult tänaseks on Jumal viinud mind teie naabriks siin üsna ligidal Järvakandis. Olen ma Lootuse küla Järvakandi keskuse juht ja tegelen alkohoolikute ja narkomaanidega, et anda edasi seda, mida Jumal mulle on andnud. Ja see on mu unistus olnud alates minu päästmisest saadik. Ma olen kogu aeg käinud mööda vanglaid, kuulutanud evangeeliumi, täie julgusega tänavatel, igal pool, kus ma näen selliseid inimesi, siis ma ei tea, kas sina kuuled, aga mina kuulen seda karjet. See appikarja on läinud täna veel kõvemaks kui kunagi varem. Karjuvad juba väikesed, 9-aastased poisid, tüdrukud, kes on süstla otsa meelitatud. Aga ma tean vastust. Jeesus aitab. Ära vaata mind nii tõsiselt. Jeesus aitab. On sul usku? Keegi ütles seal taga, amen! Väga õige. Jeesus aitab. Jeesus on ainus tee, tõde ja elu. Ja tegelikult ma tänan Jumalat, et ta on mind juhtinud täpselt nii, nagu ta on juhtinud. Ja kui sina tead kedagi, kes vajab abi, siis otsi internetist üles www.lootuseküla.ee ja sa saad kogu informatsiooni, sa saad meie telefoninumbrid ja tegelikult on spetsiaalselt Jumal on loonud selliste inimeste jaoks, nagu mina olin. Alkohoolik, narkomaan, jõin odekolonni ja tegelikult Jumal nägi seda, mis ta sinna sisse on pannud. Meie võib-olla täna näeme ainult seda, mida me füüsiliste silmadega näeme.
Aga kui me näeme neid inimesi, siis tegelikult lähme neile appi, aitame neid ja Jumalal on lahendus. Nii et ma tänan Jumalat selle võimaluse eest olla sinuga siin ja kui sul on midagi, mis Jumala vaim puudutas ja rääkis sulle, siis sa võid tulla pärast, ma ei lähe veel ära, ma olen siin, et sinuga vestelda ja ma usun seda, et sinu päästepäev võib olla täna. Sinu päästepäev võib olla täna. Sa ei pea lükkama edasi seda, sa ei pea minema kuhugi veel sügavamale või mõtlema, et minul ei ole veel nii hull. Hull on siis, kui on tõesti hull ja siis enam ei ole lootust ka võib-olla. Aga Jumalal on lootus ja seda ei saa edasi lükata. Kiitus Jumalale. Aitäh! Aitäh sulle, Villi! Me kutsume siia ette nüüd Timo Lige ja tema vahva perekonna, kes teeb meile muusikat. Sa saad kaasa laulda, need on kindlasti laulud, mis kutsuvad kaasa laulma ja nad laulavad ise enda eest. Tere Paide, kes siin olid kella 12 paiku, need on meid juba näinud, siis ma ka mainisin seda, et oleme mööda Eestimaad erinevates paikades käinud, aga Paides ei olegi pereansambliga enne üles astunud, nii et aitäh korraldajatele, et te selle võimaluse meile olete andnud. Meil on väga mõnus aeg olnud siin, teil on väga inus see Vallimägi ja kõik see kaasa kuulub. Villi rääkis, et tal on 5 last. Kõigi helivõimendajate rõõmuks olen mina 3-ga hakkama saanud, muidugi, mis mina, võtta mees räägib, mina, Monika, andeks. Ma pidin kõikide sünnituste juures on arst pidanud juhtima tähelepanu, et äkki te issi läheksite välja, et ma ei jõua 2-ga tegeleda, kui te kokku kukkute siin. Aga see on minu armas perekond, Johannes, Hanna, Mirjam ja minu imekallis Monika. Ja me tahame mõned lood teha, mõned sellised võib-olla sellised esinemise lood, aga ma tahaks nagu juhtida täna siin kuidagi meid üheks saama selles muusikas ja ülistuses ja palves. Et see tunnistus, mis Villi andis, oli vägev ja see on see, mis Jumal on tegemas. Jumal on hea, me tahaks laulda headest uudistest alustuseks, et igasuguseid uudiseid on igalt poolt kuulda, aga häid uudiseid kuuled ikka suhteliselt harva. Nüüd hoia oma kõrvad lahti, ma usun, et sa oled täna juba kuulnud, aga kuuled ka muusikas. Kuskil kaugel kukkus lennu, keegi tegi avarii. Keegi tark ja riiki röövis ja nüüd kinni naviti. Kuskil nälgib 1 miljon last ja välja suri loomaliik. Keegi arvas, et see riik on umbes just või konnatiik. Need on uudised, mis meie tuppa kõikjalt pressivad. Olgu raadio, naaber, internet või lihtsalt telekas. Palju hädakurjus vinkamist on üle meie maa. Palju infot, vähe lootus, kõik ei väsita. Ja kõik ei väsita, kui mul on uudiseid ja ainult häid. Need räägivad sulle võimalusest uuest ja mul on uudiseid parimaid. Et Jeesus maksis kinni meie süü ja mul on uudiseid ja ainult häid. Et Jumal tahab luua sinu elu uueks ja mul on uudiseid parimaid. Et vabadus on antud meil Jeesuses. Mõni teadlane on leiutanud jälle uue ravimi. Kuskil 10 inimesi aitsi sureb ära 1 minutis.
Helipulti nii palju, et kui võimalik oleks seda mikrofoni monitori panna. 1, 2, 3, 4 juurde. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Aitäh. Kas olen näinud lootust pimeda mehe silmas? Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänu käest? Kas oled näinud taastamist valude poolt puretud kehas? Kas oled näinud algust uut? Kas valgust pimeduses näed? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud, kuidas murtud süda jälle terveks saab? Kas oled näinud seda, kuidas langevad ahelad? Kas oled kuulnud laulu suust, mis seni ainult sajatan? Kas oled kohanud armastust südamest, mis ainult vihastab? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas ta mõtleb, kui ma see on see, mis Jeesus teeb? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Peeteli kogudus, võib-olla mitmed teavad, Ameerikas on, mis viimasel ajal on kristliku ülistusmuusika üks võib-olla suuremaid mõjutajaid Hillsongi kõrval. Sealt mul jäi kõrvu üks imeilus laul. Ja me tahaksime seda, jällegi see on midagi, mida me saame koos laulda, sellepärast, et selle refrään on nii kergesti nagu meelde jääb. Nimelt, Jumal tahab, et me elame vabaduses. Jumal tahab, et me oleksime rõõmsad. Jumal tahab, et meie vajadused oleks täidetud. Jumal tahab, et me elaksime hingamises. Olete nõus sellega? Jumal on hea. Ta ütles, et ma olen saatnud Jeesuse selleks, et teil oleks elu, et teil oleks seda natukene ülirohkesti. Ja üsna sageli see, mis kinni hoiab meid sellest hingamisest, on hirm. Me võime olla kristlased, me võime käia koguduses, aga me oleme seotud hirmuga. On see siis inimeste hirm, on see hirm eksida, on see, ma ei tea, mida veel võib karta ja mille alla võib meid nagu kinni siduda. Ja siis me sageli oleme nagu sedasi köitega kinni seotud kuskil vaikselt nurgas peidus. Ja me oleme kristlased. Ja ma usun.
aga me oleme tegelikult seotud. Ja see on üks tunnistus sellest, et me ei pea hirmu orjama. Me ei pea orjama seda, mida hingevaenlane tahab meie elu peale panna. Et lihtsalt, kui sa nõustud sellega ja vajad seda vabadust oma elus, siis ka tõsta oma hääl lihtsalt koos meiega selles paigas. Lahti sidusin ahelatest mind, sinu laul mu hinges on. Mind vabastasid sa, võidan sinuga ja kõik mu hirm on läinud. Oleme seda koos, lahti sidusid ahelatest. Lahti sidusin ahelatest mind, ahelatest mind, sinu laul mu hinges on. sinu laul mu hinges on. Mind vabastasid sa, võidan sinuga, Vabastasid sa, võidan sinuga. võidan sinuga Ja kõik mu hirm on läinud, ja kõik mu hirm on läinud. ei pea hirmu orjama. Ei pea hirmu Su laps võin olla, su laps võin olla ma. ei pea hirmu orjama. Ei pea hirmu orjama. Sulle kuulun ma, Sulle kuulun ma. Emaüsas seal valisid sa mind. Emaüsas seal valisid mind sa, Valisid mind sa armastusega. armastusega. Sündinud uuesti, Sündinud uuesti sinu lapseks sa, sinu lapseks sa. su veri puhastas. Su veri puhastas. Ei pea hirmu orjama, Ei pea hirmu orjama. su laps võin olla, Su laps võin olla ma. Ei pea hirmu orjama. sulle kuulun ma, Sulle kuulun ma. Ei pea hirmu orjama. su laps võin olla, Su laps võin olla ma. Ei pea hirmu orjama. sulle kuulun ma, Sulle kuulun ma. sa merelahu. Sa merelahutad, võin minna sealt läbi. Hirmutund armastuse sees. Sa päästsid mind ja nüüd julgelt laulda võin. Su laps võin olla ma. Sa merelahutad, Sa merelahutad, võin minna sealt läbi. Hirmupund armastuse sees. Sa päästsid mind ja nüüd julgelt laulda võin. Su laps võin olla ma. ei pea hirmu orjama. Ei pea hirmu orjama. Su laps võin olla ma. Ei pea hirmu, Ei pea hirmu orjama. Sulle kuulun ma. sulle kuulun, Sulle
ja meie osa lõpuks üks sihuke lootust täis laul, mis räägib lootuse lillest. Ja minu meelest, mis mina oma isiklikus elus koos Jumalaga käies olen kogenud, me ei vabane tõenäoliselt rasketest kohtadest, me ei vabane kriisidest, me ei vabane orgudest oma elus, aga kõikides nendes kohtades oleme kohanud Jumalat, kes on sirutanud käe ja ütelnud, lähme edasi. Kõikides nendes kohtades olen ma kohanud Jumalat, kes on sosistamas, sa ei pea siia jääma, vaid ma tahan sind üles tõsta. See ei ole sinu finišijoon, sest mina ei ole tõmmanud seda. Sinu finiš on seal, kuhu mina olen selle tõmmanud, selle joone. Nii et ära lase enda elus kuhugi neid finišijoone varem tõmmata ega kuhugi mujale tõmmata, kui Jumal seda teeb. Ja Jumal teeb head. Lootuse lille ja kingiksin sinule, kes leiad end eksinud jälle ja ahastus peidad eneses. Ma istutan lootuse lille, et kasvaks see kõrgele. Kui pilk raskelt maad ligi jälle, see lill aitaks tõsta su pea. Lille ja kingiksin sinule, kes leiad end eksinud jälle ja ahastus peidad eneses. Ma istutan lootuse lille, et kasvaks see kõrgele. Kui pilk raskelt maad ligi jälle, see lill aitaks tõsta su pead. Istutan lootuse lille, mis jõudu saab päikese käest. Ta sirutab kõrguste poole, päikese soojuse käes. Ma istutan lootuse lille, see päikse toob lähemale, et murede orussa jälle võiks lootus saada ta käest.
ma teen nüüd midagi seda, mida tavaliselt teevad jutlustajad, kui jutlustajad ütlevad, me hakkame nüüd lõpetama või ma hakkan nüüd lõpetama. Viimane kirjakoht ja siis tuleb 10 tükki veel. Siis mul selle laulu ajal mul kirkis väga tugevalt südamesse, et ma pean siiski ühe laulu veel tegema. Ma väga vabandan, kui see teil südamesse ei kirkinud, aga mul lihtsalt üks laul tuli meeltesse ja südamesse ja selle laulu nimi on Tantsida isaga. Mõne jaoks on see kuidagi probleem olnud, et kuidas vaimulikus kontekstis ja nii pühas nagu kontekstis kuidagi, et tantsimisest saab juttu olla. Aga minu jaoks Jumalaga koos käimine ei ole lihtsalt nagu vahel arvatakse teatud reeglid, et ma teen seda ja seda ei tee ja tegelikult vähemalt seda ei tohi teha, aga ikka teen, aga siis tunnen ennast pahasti ja sellised nagu väga jäigad asjad, vaid minu jaoks Jumalaga koos käimine on nagu tantsimine. Ma ei oska tantsida. Kui te paluksite mul Moonikaga siin valssi tantsida siin ees, siis Moonika saaks suurepäraselt hakkama, aga ta varbad oleks pärast väga valusad, sest ma talluksin tõenäoliselt nende peal, et minu kogemused tantsimisega ei ole väga head. Aga ma tean seda, et tantsimisel peab olema 2 poolt, kes üksteist tunnetavad. Ja Jumal igatseb seda südame tunnetamist, et ma tahan käia koos sinuga, ma tahan oma silmaga juhtida sinu teed. Ja ma väga-väga soovin seda nii iseenesele, selle tunnetuse ja selle lähedase suhte kasvamist meile igal ühele. Võib-olla sa täna ei usu Jumalasse, siis seegi on koht, kus sa saad sammu võrra edasi astuda lähemale sellele tantsimisele. Ja kui sa oled võib-olla 50 aastat kristlane olnud, ikkagi on täna üks koht, kus sa saad lähemale astuda sellele isaga koos tantsimisele. Mu ees on valikud ja teed, mu kätte antud otsused, mu ees on teed. Kõik pakuvad, et vali mind, võin õnnelikuks teha sind, on valikud mu ees. Kui tahan ma tahan tantsida oma isaga. Tahan tantsida tahan tantsida. Mu teel on seismas raskused, mis võivad minu südame kurvaks teha siin. Kui tõsta üles võin ma pea, sest tean, et abi üleval on mind seal ootamas. Seal tahan ma tahan tantsida oma isaga. Tahan tantsida tahan tantsida. Kord siis, kui lõpeb minu tee, siis ootamas mind juba ees on isa taevane. Ta võtab kinni minu käest ja palgest palgesse sealt näen siis oma Jumalat ja siis ma siis on tantsida.
ei saa ka. Tantsida ei saa ka. Aitäh, juba kaunistatud. Aitäh, Timo Lige ja sinu armas perekond. Tulge siia ette, me tahame teid tänada, et te tulite Hiiumaalt siia meie suvefestivalile oma imeilusate lauludega meid rõõmustama. Ja ma tean, et meil on väike meene teile edasi anda. Kerlika ja Anneli annavad need kruusid. Ei pea kaklema, igal ühel oma kruus. Veel kord suur aitäh teile. See laul, mille Jumal Timole eriliselt südamesse pani, et kanda siin ette. Jumal sellisel moel liigubki, et ta räägib asju meie südametesse. Ja ma usun, et see laul rääkis meie kõigi südametesse, et me võiksime astuda Jumalale lähemale. Need, kes me tunneme teda ja need, kes me veel teda ei tunne. Jumal tahab olla meile kõigile lähedal ja meie juures. Aga meil on siin üks väga tore kõneleja, kelle ma tahan siia ette kutsuda. Ja tema nimi on pastor Mart Metsala ja ta on Tallinna Valguse Tee Vaba Kogudusest. Ja tervitame teda siin. Nagu ma arvasin, minu auks hakkab vihma sadama. Aga te olete tublid, tore on teid kõiki tervitada siin. Ja ma kuulasin Villit ja mõtlesin, et see on ikka tase küll. Siuke vinge vend, kes annab kõigile peksa, lööb igal ühel nina kukla peale kui vaja. Ja siis, kui on vaja Jumalalt midagi paluda, siis liiguta mu kardinaid. See on huumori kullafond, tõesti. Villi ise ütles just äsja, et saad aru, et mul oli katus täitsa ära. Ma saan aru küll. Aga muidu üldiselt on see, et see on meile inimlikult väga omane, et me niimoodi käitume, et me pärasti üsna tihti ei saa aru, mida me palume või miks me palume ja need meie palved ei ole tihti väga mõistlikud, aga minu mõnest selles tunnistuses sisaldus see tore asi, et Jumal kuuleb, see tõsiasi, et Jumal kuuleb palveid tegelikult. Jumal kuuleb neid palveid, ka ebamõistlikke ja totraid palveid, mida me palume. Ja see on minu mõnest fantastiline. Ilma selleta ei oleks näiteks mina siin. Ma usun, et ei oleks ka teid siin, kui Jumal ei oleks neid palveid niimoodi kuulnud. Mõtlesin just ühele loole. Me satume kogudustesse ja kirikutesse väga erinevatel asjaoludel. Ja mõnikord need asjaolud on naljakad, mõnikord on nad huumorikad, mõnikord me ei saa päris täpselt aru, kuidas me sinna satume, kuhu me satume. Ühes koguduses oli pühapäevakool ja sellel pühapäevakoolil seal oli üks poiss, kelle nimi oli Mark ja ta oli ärati tuntud kui väga punktuaalne mees, ta tuli alati täpselt õigeks ajaks kohale. Ja ühel pühapäeval see Mark on jäänud hiljaks ja teda ei ole ja õpetaja imestab, et kus see poiss on. Ja lõpuks see poiss tuleb pool tundi hiljem. Ja kuna poiss oli alati väga täpne olnud, siis õpetaja imestas, et miks see nüüd siis, mis juhtus nagu, miks sa hilinesid ja poiss ütleb, et tead, et õpetaja vabandaga, et ma olin oma isaga kalal. Et sellepärast jäin hiljaks. Ja tundub, et ilmataadil on meiega tõsine kokkulepe. Igal juhul õpetaja küsis siis, et kas siis isa seletas sulle, et on nagu õigem pühapäevakooli minna kui kalal olla? Et kas isa seletas sulle, miks sa kalalt ära pead minema ja pühapäevakooli tulema? Poiss ütleb, et jah, seletas küll. Ta ütles, et minu ja sinu jaoks ei jätku uss, et sa pead pühapäevakooli minema. Mõlemale uss ei jätku. Et sellepärast peab minema. Ja
paljudel meie seast on niimoodi, et me teame või arvame teadvat usust igasuguseid asju, aga tegelikult meie teadmised on suhteliselt niisugused vildakad või imelikud. Ja no nii nagu näiteks küsitakse, et kui palju teavad inimesi 10 käsu kohta, siis te võite saada kõikvõimalikke vastuseid. Näiteks ühed lapsed küsiti, et milline on kõige esimene käsk piiblis. Ja laps ütles, et see on see käsk, kui Eeva käskis Aadama lõuna süüa. See oli esimene käsk. No ma mõtlen, et sellised me inimestena oleme, eks ole. Üks teine inimene ütles selle kohta, et ükskõik mida sa 10 käsust ka ei arvaks, sa ei pääse mööda meeldivast tõsiasest, et neid käske on ainult 10. Ja see on ka tõsi. Neid on tõesti 10. Aga nad on meeldivad. Nüüd, tulles selle juurde, millest me täna räägime, me räägime täna Jumalast ja Jumala ligi pääsemisest. Kuidas pääseda Jumala ligi? Paljud arvavad, et selleks peab kirikusse minema. Iseenesest selles ei ole midagi halba, aga kirikus on hulk selliseid asju, mis võivad inimese täitsa Jumalast mööda juhtida. Ja paljudel juhtudel võib olla niimoodi, et inimene tuleb kirikusse ja satub mitte Jumala juurde, vaid kiriku juurde. Ja siis on asjad halvasti. Aga see ei tähenda, et mingi kirikud oleksid halvad või midagi niisugust. Jumala võib leida praktiliselt igas kirikus ja Jumalast võib ka mööda minna igas kirikus. See ei ole küsimus, et see oleks kirikuviga nii palju. Aga see on otsimise teekond, see on see, et inimene peab otsima Jumalat ja üritama teda leida. Ja vahetevahel jääb tee peale ette asju, mis näevad Jumala moodi, aga tegelikult ei ole Jumal. Üks nendest asjadest on see, et me võime jaotada nagu selle suure tohutu informatsiooni hulga umbes 2. Inimene tuleb Jumala juurde, siis ta peab õppima palju asju Jumala kohta ja ta peab õppima seda, et Jumalal on mingisugused arvamused, Jumal on ennast väljendanud. Ta on andnud mingeid ilmutusi, ta on andnud teada enda kohta igasuguseid asju, ta on andnud korraldusi, ta on andnud juhtnööre, ta on väljendanud oma tahtmise väga selgelt. Eestlastel on selline ütlemine, et läks nii, nagu Jumal juhatab. See tähendab, et täiesti kontrollimatult, sisuliselt. Aga Jumal on tegelikult väga täpselt väljendanud, mida ta tahab, kellelt ta tahab ja kuidas ta tahab. Ja võtab aega enne, kui inimene hakkab selles kõiges orienteeruma. Hästi palju. On vaja õppida tundma piiblit, on vaja aru saama hakata, mis see on üleüldse. On vaja õppida tundma Jumalat ennast. Ja väga sageli lähevadki inimestele, eriti alguses, esimeses faasis, lähevad segi need asjad, et Jumala kohta on nii palju teada, nii palju õppida ja teada saada. Aga Jumalat ennast võib selle vahel nagu ära kaotada. Õpime tema kohta hästi palju, aga vahest võib tema ise ära koduda. Ja sellepärast võib-olla me täna õhtul alustamegi ühe sihukese toreda faktiga, mida ütles apostel Paulus Rooma kogudusele kirjutades. Ta ütles, ma ei häbene sõnumeid Kristusest, sest see on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub. Villi rääkis, et kuidas tema oli see mees, kuidas teda ei olnud võimalik aidata, ta oli juba enda arvates väljapool abi ulatust. Kuidas ta mõtles ennast ära tappa. Paljud inimesed käivad ringi, nad on iseendast nagu enda suhtes loobunud, nad on täielikult allandud enda suhtes, nad on arvanud, et temast või nendest küll mitte mingit asja ei saa. Aga Jumal ei arva niimoodi. Ma olin just, üks päev olin poes, seisin kassas ja maksin parasti oma arbuusi eest ja üks mingisugune hääl äkki ütleb minu selja taga üle poole poe, kõva häälega niimoodi, teate, kui keegi räägib teiega üle poole poe niimoodi. No tere Metsala, Mart! Mis sa siin teed või kus sa siia ära eksisid? No ma vaatan, et seal on üks mees, kes on ennast põhja joonud, keda ma olen varem ka näinud joodikuna raha nuiamas ja kellega ma olen isegi üsna nagu, pahane olnud selle pärast, kuidas ta käitub ja nii edasi. Ja ma ei uskanud talle nagu midagi vastata, kuidas ma sattusin siin arbuusi ostma, kui hakkan nüüd seletama üle poole poe teisele inimesele. Ja ma ei öelnud mitte midagi ja siis ta ütleb täpselt samuti üle poole poe, aga palveta minu pärast, eks? Ja siis läks oma kohta nagu tagasi, oma kassasabasse. Ja ma mõtlesin, et on see elu ikka imelik küll. Et keegi ütleb sulle üle poole poe, palun palveta minu pärast. Ja ma läksin autosse ja mõtlesin, et apikene, ma ei ole grammiga parem mees kui see mees seal.
ja Jumal on olnud mulle nii helde, et on neid juukseid pidi võtnud ja välja tõmmanud. Ja ma istusin autosse ja palusin selle mehe pärast, sest Jumal võib võtta Villi tänavalt, kellel ei ole lootust, ja ta võib liigutada kardinaid ka, kui Villil vaja on. Ja saata nagu akna taha pääsukesed siis, kui vaja on. Mida iganes, see võib nõme olla kellegi jaoks, aga uskuge, et see toimib. See toimib väga täpselt. Täpselt samuti, ma ei tea, võib-olla on keegi kelle selle mehe jaoks kuskil, kes ütleb need sõnad, mis muudavad selle mehe elu. Mina ei olnud see mees sellel hetkel, aga see mees võib olla täitsa rahulikult kuskil olemas. Võib-olla oled sina see inimene, kes seda venda võib aidata, kui ta teda kohtab. Kes seda teab? Aga Jumala sõna ütleb apostel Pauluse suu läbi, ma ei häbene sõnumeid Kristusest, sest see on Jumala vägi. Päästeks ehk olukordade radikaalseks muutumiseks iga ühele, kes usub. Ma veel kord ütlen, et see ei ole organiseeritud religioon niivõrd palju, vaid ta on Jumala vägi päästeks. See on midagi, mis muudab inimese elu, see on miski, mis muudab inimese südame, muudab tema hoiakud, muudab kõik selle, mida inimene on ja annab talle teise olemuse. Paljud arvavad usu kohta on see, et me tuleme kirikusse ja katsume olla need, kes me ei jaksa olla. Ja sellepärast paljusid kristlasi nimetatakse silmakirjatseteks. Aga inimesed on muutumise faasis. Paljud ei tea koguduste kohta seda, et inimesed kirikutes on need, kes nad on hakanud muutumise protsessi läbi tegema. See on umbes nii, nagu tõugust hakkab saama liblikas. Ja see, mis on tõugu jaoks lõpp, see on liblika jaoks algus. Kas pole? Täpselt samamoodi on inimestega, kes on tulnud Jumala juurde. Me alustame kuskilt, kus on täielik pankrot, aga me liigume sinna, kus on täielik elu. Ja see muudatus ei ole pandud liikuma mitte meie jõu või tarkuse või väe poolt, vaid selle muudatuse on pannud liikuma Jumala vägi, Jumala ülestõusmise vägi, Kristuse Jeesuse ülestõusmise vägi meie sees. Üks asju, mida ma tahaks väga selgelt öelda, võib-olla on keegi kas või siin äärekaupa kuskil puu taga kuulab seda asja. Ma tahaks öelda, et Jumalal on meelevald ja vägi muuta ja puudutada elusid. Paljud arvavad, et seda, et kui ma tulen Jumala juurde, siis ma pean maru usklikuks hakkama. Üks mu üsna tuntud trummimängijas sõber, kellest on nüüdseks saanud mu sugulane, tõi meelde alatult võttis ja minu naise õe võttis naiseks. Ta igal juhul, me mängisime ühes bändis temaga ja siis ta ütles, et tema küll usklikuks ei saa hakata. Ma küsisin, mis sind siis takistab? Ta ütles, et mina ei saa niimoodi tänaval põlvile avalikult laskuda kõigi silme all ja kõva häälega hakata Jumalat paluma. Ma ütlesin, et ma ei tea, et 10 käsku kuskil seda nõuaks või et Uues Testamendis selline korraldus oleks kuskil. Minul ei ole küll õpetatud seda kuskil. Ta ütles, et ei, no siis ei ole tal mingit probleemi. Ma ei tea, kust ta selle oli võtnud, aga inimestel on kõik võimalik ideid. Kas te olete kuulnud, et inimesed räägivad, et Piibel ütleb, et kollane rass valitseb maailma või noh? Olete kuulnud selliseid asju? Ma tean, see on minu eluajal on see olnud nagu üsna valitsev nagu udujutt. Aga seda ei ole Piiblis kuskil kirjas. Inimestel on tohutul hulgal väär arusaamu selle kohta, mida Jumal on öelnud ja mida ta ei ole öelnud. Aga me tuleme kõigepealt tagasi, tuleme Jumala väe juurest, me peame tulema teise küsimuse juurde. See teine küsimus on see, miks inimene üldse olemas on? Miks sina üldse olemas oled? Teate, kui paljud inimesed ei väärtusta ennast, nad arvavad, et nad ei ole mitte keegid, eriti kui sul ole 2 tonni raskust kullakamakat taskus või kuskil autos või pangaarvel, siis sa nagu ei olegi keegi. Kui sa ei sõida viimase mersuga ja sul ei ole valitsuses tuttavaid, siis sa nagu ei olegi keegi. Tegelikult Jumala arvates on igaüks keegi. Ühtegi inimest ei ole maailma sattunud nii, et Jumal ei ole tahtnud, et ta siin maailmas on. Ta on Jumala teadmisel ja Jumala tahtmisel siia maailma tulnud. Ja Jumala eesmärk on õpetada ja inimest, muuta inimest ja anda talle valitsus. Kas keegi teist mäletab, mida Jumal ütles inimest luues? Ta ütles ühe lihtsa lause. Tehkem inimene meie sarnaseks, Jumala sarnaseks ja andkem talle valitsus. Jumal tahab inimest õpetada valitsema. Ta tahab talle anda terve selle maailma valitseda ja ta tahab inimesele anda veel palju muid asju valitseda, mida ulatustki me ei oska aimata. Kiri ütleb nõnda, et seda, mis silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud, mis ühegi inimese südamesse ei ole tõusnud. Need on need asjad, mida Jumal on valmistanud nendele, kes teda armastavad. Mõelge nüüd korraks. Jumal on loonud inimese enda sarnaseks ja ta on otsustanud anda inimesele valitsuse. Aga inimene ei saa valitseda mitte midagi ega mitte kedagi enne, kui ta ei ole õppinud iseennast valitsema. Oled sa nõus selle? Kuidas sa saad
anda kellelegi valitsust, kes ei suuda iseendaga hakkama saada. See on ju kohutav õnnetus. Me oleme näinud ju kehvasid valitsejaid. Ma usun, et siin paljud meistki nurisevad selle üle, mis meie oma valitsusega võib-olla toimub või ei toimu. Ükskõik, kuidas sellega ka ei ole. Me ei hakka täna siin sellest rääkima. Aga ma mõtlen, et valitsemine ei ole asi, mida sa hakkad lihtsalt ühel hetkel plaksti nagu 110% tegema. Sinna sisse tuleb kasvada. See on asi, mida tuleb õppida ja kuskilt tuleb alustada. Mida tegi Jumal, kui ta lõi Aadama ja Eva? Ta teadis, et ta on valmistanud nad valitsema. Kuhu ta nad paneb? Ta paneb nad rohuaeda harima ja hoidma. Nad kõigepealt peavad vastutama ühe aia eest, ühe piirkonna eest ja nad peavad seda hoidma Jumalale meelepärases korras, viima Jumala tahte ellu selles piirkonnast, kus nemad elasid. Amen. Oled sa nõus, et see on nagu esimese klassi moodi asi? See kuskilt peab ju hakkama. Kuskilt peab pihta hakkama. Aadam ja Eva alustasid rohuaiast. Mis juhtus rohuaias, kas keegi teab? Rohuaeda saabus madu. Ja tead, mida madu ütles? Madu ei ütelnud, et Eva, otsa kohe söö seda õuna. Muidu sa lihtsalt, sa pole üldse tark naine, kui sa seda ei söö. Või midagi muud niisugust. Aga madu ütles Evale mitut asja järjest. Ta ütles kõigepealt, Eva, sa usaldad pimesi Jumalat. Ja see ei ole eriti tark tegu, sest Jumal ei ole hea. See oli juba teine väide. Ta ütles, et ära usalda Jumalat. Jumal ei ole usaldusväärne. Teiseks, ära tee seda, mis ta ütleb, sest et Jumal ei ole hea. Ta tahab kõige paremad asjad endale hoida. Ta ei taha neid sinuga jagada. Ja nii edasi. Ja sa pead ise enda asja ajama, sa pead ise oma asja eest hoolitsema. Keegi ei aja sinu asja, keegi ei hoolitse sinu huvide eest, kui sa ise enda eest ei hoia. Seda ütles madu Evale aias. Ja nüüd ongi täna, mida me täna teeme? Me üritame teaduse abil kõike teada saada. Meil on täna teaduse religioon, me usume teaduse usku. Olete tähele pannud? Meil on selline usk, et teadus lahendab kõik probleemid, vastab kõigile küsimustele. Aga see ei ole tegelikult nii. Kõik, mida me teadusega oleme avastanud, esimene asi, kuidas me oleme seda rakendanud, me teeme mõne uue hirmsama hävitusrelva. See on see. Aga me ikka ei suuda kokku leppida, kui palju oleks vaja külvata süüa, et keegi ei nälgiks, kust piirid peavad minema ja mis kellelegi kuulub. Kõik lihtsamad asjad, me ei suuda nendega hakkama saada. Mis tähendab, et meil on tõsiseid probleeme valitsemisega. Me ei saa ise endaga hakkama. Meil on sisemised probleemid. Maailm ei ole süüdi selles, vaid inimesel endal on midagi põhjalikult viga. Täna on inimkond sellises kohas, kus me püüame luua paradiisi, aga ilma Jumalata. Täna me oleme sellise projekti osad, kus üritatakse ka luua paradiisi. Järjekordne katse. Kas keegi mäletab eelmist katset Nõukogude Liidu nime all? Mäletate? Pidi olema hirmus hea paradiis. On ju? Ainult, et hästi palju inimesi tuli Siberisse saata, Gulagi vangilaagrisse, hästi palju tuli ära tappa ja nii edasi, et siis pidi paradiis tulema. Noh, täna meil on teise nimega paradiis lubatud. Kohe tuleb, kõik paradiis tuleb meie õuele ja meil on kõik, ma ei hakkagi rääkima, mis meil kõik on. Kui te tähele panete, paradiis jääb meist üha kaugemale. Tegelikult asi muutub üha rohkem ühe teise paiga sarnaseks. Ja see ei ole see paik, kus keegi meist tahaks olla. Miks see niimoodi on? See on sellepärast, et inimese sees on midagi valesti. Inimese enda mõtlemises ja olemuses on midagi valesti. Me ei saa ilma Jumalata luua jumalikku keskkonda. Meil ei ole võimalik realiseerida Jumala kuningriiki ilma Jumalata. See on see, mida madu pakkus Evale. Ära usalda Jumalat, tee ise endale paradiis. Ära kuule kedagi teist, aja oma jonni. Jeesusel oli üks palve, mida ta õpetas oma jüngritele ja ta ise palus niimoodi. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu. Madu õpetas Evale hoopis teist palvet. Mina ise olen taevas, minu tahtmine sündigu ja minu riik tulgu. Ja kui te vaatate, kuhu me oleme selle asjaga jõudnud, ega ausalt öeldes ega ei ole hästi kuhugi jõudnud. Ja asi läheb hullemaks, ei lähe paremaks, läheb kehvemaks. Inimesel on midagi viga, aga nüüd on Jumal midagi selles osas ette võtnud. Jumal on läkitanud oma poja, et igaüks, kes soovib ja kes tahab sellest hullumajast välja astuda, ta võiks seda teha. Üks väga rahvusvaheliselt kuulus kirjanik, väga tuntud nimi, ta on öelnud sellised sõnad, peatage maailm, ma tahan maha astuda.
ma usun, et väga paljud meist on mõelnud täpselt sedasama. Aitab sellest hullumajast. Üks teine kirjanik, väga tuntud mees ka rahvusvaheliselt, ütleb, et tema ei luba ennast samastada selle jälgiseltskonnaga, keda nimetatakse inimkonnaks. Tal ei ole sellega mitte midagi ühist. Ja ma saan aru, miks ta nii ütles. Inimesed ütlevad, me ei taha olla osa sellest, mis siin on. Me ei taha olla osa sellest, me keeldume samastumast sellega. Aga ometi nende endi sees on need samad mured ja samad probleemid. Inimesed ei saa oma kodus hakkama, inimesed ei saa üksteisega lähisuhetes hakkama. Miks? Vastused on väga lihtsad. Armastuse puudus, hoolimatus, isekus, egoism, jõhkrus. Need on kõige lihtsamad asjad. Need on maailma kõige suuremad vead tegelikult, need on põhipõhjused, miks inimese ja inimkonna ja maailma seisund on täna selline, nagu ta on. Ja nüüd tuleb Jumal, ütleb, et kui keegi tahab välja astuda, siis tal on selle jaoks rohtu. See, mida Eeva alustas aias maaõhutusel ja millest seda ka Aadama kaasa tõmbas, selle asja nimi on mäss. See on mäss Jumala vastu. Taavet ütleb oma laulus number 2, et kõik maailma rahvad mässavad Jumala vastu. Ja nad on otsustanud välja visata Jumala ja nad on otsustanud välja visata Kristuse, Jumala võitud valitseja. Ta ütleb, et see ei lähe läbi. Mõnda aega tundub, et see lähebki läbi, aga lõppkokkuvõttes läheb asi nii koledaks, et see lõpeb suure krahiga. Ja siis ütlevad inimesed, andke meile ükskõik, palun aidake meid. Kas keegi on taevas, kes võiks meid aidata? Ja Jumal läkitab oma poja vabastama maailma ja seda maailma tervendama uuesti. Ja siis ta ei tule enam niimoodi, et keegi küsib, et kas ta on siin või kas ta on seal, vaid siis näeb kogu maailm tema tulemist, kui ta tuleb oma inglitega, oma sõjaväega, oma auhiilguses. Kiri ütleb, et aga siis on üks aeg lõppenud ja see aeg on armuaeg. Kui me näeme Kristust niimoodi tulevat, siis on saabunud Kristuse valitsuse aeg. Ja siis jaotatakse inimkond 2. Nendeks, kes ikka veel mässavad Jumala vastu ja nendeks, kes on alistunud Jumalale ja on astunud sellelt rongilt maha. Jumal pakub armu, Jumal pakub soosingut muuta oma elu. Jumal pakub elu, mis võib olla täiesti teistsugune. Villi rääkis siin oma loo, mina võiksin oma loo rääkida, see ei erine väga palju Villi omast. Võib-olla ma ei andnud kõigile peksa, ainult see oli vahe. Ma eelistasin kõigile viina juua, aga see ei ole eriliselt suur vahe. Ja mis ma tahan öelda on see, et kõik oleme üritanud omale luua paradiisi või elada nii, nagu mulle meeldib, nii nagu mina tahan. Ja selle lõpp on üks häving, see lõpp on üks suur õnnetus. Ja ikka need samad põhjused, isekus, hoolimatus, enesekesksus ja eelkõige jumalatus. Jumala puudumine on palju suurem probleem, kui me iial oleme julgenud ennast selle tunnistada. Ja kui te panete tähele, kui inimkond on välja visanud Jumala usu, siis nad peavad asendama selle mingi muu usuga. Sest ilma usuta ei ole üldse võimalik elada. Keegi ütles kunagi, et kui Jumalat ei oleks olemas, siis ta tuleks välja mõelda. Ja see on täiesti tõsi. Aga tuleme tagasi Jumala sõna juurde. Apostel Paulus ütleb, et evangeelium, sõnumid Kristusest on Jumala vägi. See sõnum ise ei ole vägi, aga sõnumi sees on vägi. See sõnum avab tee väe juurde. Mida siis peab inimene tegema, et see vägi võiks temani jõuda? Vastus on väga lihtne. Tuleb avada oma süda lapse kombel uskudes. Öeldes, Jumal, vaat siin ma olen. Ma olen selline sitasitikas, nagu ma just olen. Mul on täpselt nii palju vigu, mul on täpselt nii palju plusse ja ma olen omadega pankrotis. Jumal, aita mind, tule mu ellu, võta mu elu valitsus enda kätte. Andesta mulle minu üleastumised ja patud, anna mulle andeks mu mäss, minu ülbus, minu isekus, kõik see. Õpeta mulle oma teed. Muide, see on üks esimese asju, mida Mooses, kes on Kristuse sümbol, Põlvili mäe peal maa Jumala ees palus. Ja see on pärast seda, kui ta oli Egiptuses teinud kõik need vägevad imeteod. Ta oli lõhestanud mere ja toonud Iisraeli Egiptusest välja. Siis ta on Jumala ees silmili maas, ütleb, Jumal, õpeta mulle oma teed. Inimene ei pääse, kui ta lihtsalt liitub kirikuga. Tema elu ei muutu. Inimene võib võtta omaks kristlikud väärtused. See ei aita. Inimene võib liituda kogudusega. Ka see ei aita.
inimene võib pobiseda palveid, ta võib mingeid vormeleid järgida, ta võib öelda peast usutunnistust iga pühapäev. ta võib teoloogiat õppima minna. see ei aita. Seni ei aita miski, kui inimese südamesse ei ole uuesti kutsutud Jumal. Seni, kui inimene ei ole murdunud Jumala ees ja ei ütle Jumalale, Jumal, halasta minu peale. Ma olen kadunud ilma sinuta. Mul ei ole mingisugust võimalust sanseks ja mul ei maitse ka miski ilma sinuta. Ma olen proovinud ise Jumal olla ja ma tean, et sellest ei tule mitte midagi head, mitte kunagi. Ma enam ei taha. Jumal, tule mu ja halasta mu peale. Kui inimene hakkab sedasi hüüdma Jumalat, kas tead, siis Jumal hakkab reageerima ja inimese süda avaneb. Jumala vaim tuleb ja puudutab inimest. Ja inimene hakkab äkki mõistma neid asju, mida ta siiamaani ei mõistnud ja ta hakkab nägema asju, mida ta siiamaani ei näinud. Ma mäletan, et mina olin kunagi kuskil Venemaal, ma olin oma hotellitoas silmili põranda vaiba peal ja ma palusin, et Jumal halastaks mulle, et ma kuidagi võiksin eluga tulla välja kõigest sellest, kuhu ma olin oma tarkusega roninud. Ja Jumal tegi seda, ta tõmbas mu välja. Aga see ei olnud nii lihtne. Inimese elu ei muutu enne, kui ta murdub Jumala ees. Inimese elu ei muutu enne, kui ta alistub Jumalale. Ja see on ääretult oluline. Lihtsad religioossed vormelid ei aita. Lihtsad nii-öelda sõnad, millele süda ei järgne, nendest ei ole kasu. Me võime käia kirikukooris laulmas ja me võime kõike teha ja see ei aita meid penni eestki. See on parem kui olla kõrtsis, sest seal on vähemalt šanss kirikus olla, et Jumala sõna võib tabada meid ühel hetkel. Jumala vaim saab meid puudutada. Aga inimese elu hakkab muutuma siis, kui Jumala vägi saab tema sisse. Kui inimene lubab Jumala väel endasse siseneda. Kiri ütleb meile, et Jumal tahab meiega rääkida. Üks piiblisalm ütleb nõnda, et usk tuleb kuuldust, aga kuuldu tuleb Jumala sõnast. Amen. Kas sa tead, mida see tähendab? See tähendab seda, et kui sa loed Jumala sõna, siis Jumal valmistab selle sõna kaudu sind ette kohtumaks iseenesega. See sõna räägib sulle Jumalast, räägib sellest, et Jumal hoolib sinust, et ta on isiklikult huvitatud igast inimesest. Ja kui sa seda usud, mis siis juhtub? Siis juhtub, et Jumal räägib sinu südame vastu. Jumal kuuleb ja midagi, ta ütleb sulle midagi. Ja nüüd sa tead, sinu süda tunneb ära, et Jumal rääkis sinuga. Villil oli vaja, et keegi liigutaks kardinaid. No see võib olla hirmus naljakas, aga uskuge, seda oli vaja ja kardinad liikusid. Ja siis tal oli vaja, et pääsukesed oleksid akna taga. No ja pääsukesed tulid akna taga. Kõik võib öelda, et see oli juhus. Villi tollel hetkel ei arvanud, et see oleks juhus. Ja sellest piisas. Ma ei tea, mida sinul on vaja teha. Mul on täiesti ükskõik. Ma tean, inimesed on veidraid asju palunud. Jumal, tõesta mulle, näita mulle, et sa oled olemas. Ja Jumal on kuulnud neid asju. Absoluutselt. Kas sa tead, mis? Ma olin Valgevenes mõnda aega tagasi ja seal oli üks suur niisugune karismaatiline kogudus, suur kogudus üsnagi. Ja see oli ühes endises kolhoosikeskuses. Ja seal kolhoosikeskuses oli suur saal, klubisaal, kus vanem olid tantsupeod ja kõik muud niisugused asjad. Ja seal oli sündinud üks uus kogudus. Ja see kogudus käis seal tantsusaalis koos, seal klubisaalis. Ja seal oli üks vana sõjaveteran, veendunud kommunist, Isamaa sõja veteran. Ja talle käis hirmsasti närvidele, et mingisugused karismaatikud, mingisugused uususundid, mingisugused religioosnikud käivad seal, vastikud, niisugused vastalised. Ta oleks nad kõik maha lasknud hea meelega. Aga siis ta ühel päeval, ta kuulis nende, kaebas nende peale, kutsus miilitsat ja tegi igast asju neile, aga miski ei aidanud. Ühel päeval ta otsustas minna vaatama, mis asja nad teevad. Ja ta läks koosolekul, istus seal tagareas ja kuulas. Ja ta kuulis Jumala sõna, mida seal räägiti. Ja see puudutas tema südant. Ja ta ütles, et see on väga imelik. Nad on väga head manipulaatorid siin. Nad peaaegu on mind ka ära manipuleerinud. Küll nad on osavad. Ilmselt ameeriklased on neid õpetanud või midagi niisugust. Ja ta ütles, et mina seda jura ikkagi ei usu. Tegi oma südame kõvaks, ütles, kas ta oma südames palvetas. Ta ütles, Jumal, kui sa tõesti olemas oled, ma hakkan seda uskuma siis, kui see pastor praegu ronib laua alla ja hakkab kaagutama nagu kana. Tead, mis siis juhtus? Jumala püha vaim ütles pastorile, roni nüüd keset teenistust avalikult seal poodiumi peal, nagu mina olen laval, roni sinna laua alla ja hakka kana moodi kaagutama.
see on täiesti uskumatu. Pastor oli, ta mõtles, et tal on korgid ära lennanud või kaitsmed ära sulanud või. Sa kujutad ette. Aga ta oli tark mees. Ja ta otsustas, et ta ei saa aru, aga ta teeb seda. Ja ta ronis laua alla ja hakkas kaagutama nagu kana. Kujutage pilti. Kirikus. Selle peale tõusis see mees tagant reast püsti. Jooksis sinna ette. Põlvitas nuttes sinna ja ütles, et Jumal, sa oled tõesti olemas. Villikardinad ei olegi nii hull lugu. Amen. Amen. Jumal tegi seda. Tead sa, mida see näitab? See näitab, kui kaugele on Jumal valmis minema selleks, et sinuga kokku saada. Ta paneb kas või lugupeetud pastori tegema midagi nii idiootset, mida te iialgi muidu ei teeks. Selleks, et ühte inimese südant puudutada. Kas pole vapustada? Amen. Ma ei tea, kedas Jumal on täna tulnud otsima, aga tõenäoliselt on Jumal tulnud täna kedagi siit otsima. Ma ei tea, kes see on, võib-olla ta peidab ennast kuskil varju all või puu taga. Aga see on sõnum igale ühele. Jumal on tulnud otsima sind, et puudutada sinu elu. Sest Jumal ei ole mingisugune ideoloogia, vaid ta on reaalne isik, kes tahab sinuga kohtuda, kes tahab sinu elu muuta. Muuta kõike, mis sinu sees on. Aga sinu loal ja sinu koostöös. Mitte niimoodi, et ta tuleb, teeb sinu eest kõik ära, vaid ta näitab sulle teed, avab su südame ja suunab sind sellele teele, mis viib rahu ja õigsuse ja õnnistuse suunas. Amen. Ma lõpetan selle sõnaga, mis on lihtne, mida ütles apostol Johannes, on kirjutanud evangelist oma evangeeliumist. Ta on öelnud nõnda, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, siis sind ja mind ka. Et ta on oma ainsa poja andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukuks, vaid et tal võiks olla igavene elu. Ükski, mitte ükski ei hukuks, vaid et igal ühel võiks olla igavene elu. Tead, ma usun, et me oleme ka kristlastena, nii mõnigi kord võime otsa käest ära kaotada. See on normaalne, seda juhtub. Me läheme läbi erinevate faaside elus. Meil on kriise. Kui meil kriise ei oleks, siis ei saaks meie usku tõsiselt võtta. Aga see sama Jumala vägi võtab meid taas, korjab meid üles. Nii nagu Timo ütles, tule edasi, ära jää siia. See ei ole sinu lõpp. See asi ei pea nii lõppema. Tõuse uuesti püsti. Ma arvan sinust palju paremini. Mõtle nüüd korraks, kui sa natukene usud seda, mida Piibel ütleb, ja Piiblis on Jumala tahe väga selgelt väljendatud, siis Jumal on öelnud, ta tahab iga inimest. Ei ole mitte kedagi välja arvatud. Mina küsisin kunagi Jumalalt, Jumal, mida sul minust tahta on? Mul ei ole sulle enam mitte midagi anda. Ma olen kõik maha mänginud. Mul on sulle ainult tukid ja tuhk anda. Jumal ütles, ma tahan neid. Ma ütlesin, tehtud. Saad tukid endale kõik. Aga tema oskab neist teha midagi fantastilist. Minul ei olnud pähe tulnud, et saab midagi niisugust teha, nagu nüüd on juhtunud. Aga temal mahtus. Jumala sõna ütleb, et Jumal toob tagasi kaotatu. Jumal otsib üles selle, mis on ära varastatud ja röövitud ja toob selle tagasi sinu ellu. Jumal tõstab üles langenu. Jumal tervendab haavad. Jumal parandab tervise. Jumal toob surma väravatest tagasi. Amen. Seda tegi Jeesus, kui ta maa peal oli. Seda ta on kutsunud tegema ka kogudust. Ja ma rõõmuga võin öelda, et enamikes Eesti koguduses seda sõnumit ka kuulutatakse. Amen. Aga ometi, kui sa lähed kirikusse, ära mine niivõrd kiriku juurde. Mul ei ole kirikuga mingit probleemi, aga mine Jumala juurde. Otsi need, kes tunnevad Jumalat. Otsi need, kes armastavad Jumalat. Õpi nende käest, kuidas Jumalaga käia. Kuidas sa tunned ära inimese, kes käib koos Jumalaga? Vastus, Jumal on tema lähedal. Seda on tunda. See on väga lihtne. Kuidas sa tunned ära kellegi, kes töötab laudas? Lõhna järgi. Muidugi. Kuidas sa tunned ära kellegi, kes töötab parfüümipoes? Lõhna järgi. Amen. Nii ongi. Kuidas sa tunned ära inimese, kes käib Jumalaga? Selle järgi, et Jumal on tema lähedal. Amen. See on täiesti fantastiline.
kas sa tead, et kui sa tuled inimese lähedale, kes käib koos Jumalaga, siis Jumala vaim puudutab sind niimoodi juba, et sa ise ei teagi, et sa ise ei tahagi. Äkki hakkad taipama asju, mida sa enne ei taibanud. Lihtsalt selle inimesega koos viibimises püha vaim puudutab su elu. Ja sul äkki tekivad arusaamised, ahaa, ma peaks seda hoopis teistmoodi tegema. Aga seda ma peaksin tegema nii ja niimoodi. Sa ei ole isegi küsinud neid asju, aga Jumal oma helduses juba räägib. Juba räägib. Amen. Mul on see küsimus, kas Jumal räägib sinuga? Kui ta ei räägi, siis ma tahan sulle ainult seda öelda, et ta tahab rääkida. Ta väga igatseb sinuga kokku saada. Amen. Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub. Igaühele, kes usub. Mina olen igaüks. Sina oled igaüks. Paide on üks õudne koht. Miks sa arvad? Mitte vihma pärast. Ma kunagi olin nooruses, käisin siin ja ma ei suutnud aru saada, miks inimesed siin elavad. Ma ei taha kuidagi öelda, et see linn on halb. Aga täna on see linn veel imelikuks läinud minu jaoks, sest mu ämm elab siin. Ta on täitsa suurepärane ämm, mul ei ole mingit probleemi, tal on väga suurepärane tütar ka. Aga ma olen näinud, et Jumal on siia läkitanud inimesed, kes on toonud elu ja värskuse sellesse linna. Siin on vahvad kohalikud kogudused. Siin ei ole enam niisugust õhupuudust, nagu siin vanasti oli. See ei ole enam seisva veega tiik. Tänu Jumalale siin on häid kogudusi, kus võib leida Jumalat, kus võib otsida Jumalat, kus võib kummardada ja teenida Jumalat ja kasvada Jumala tundmisesse. Jumal õnnistagu Paidet. Amen. Kiitus Jeesusele. Amen. Jumala vägi päästeks igale, kes usub. Tõusume palume koos korraks. Isa taevas, sina oled siin ja sina näed iga südant, kes siin täna on. Jumal, ma ei tea, mis on inimeste südames, aga sina tead. Ja täna oled sa siia tulnud otsima kedagi ja puudutama kedagi. Ma tean, et sa oled juba inimeste südameid puudutanud. Aga issand, sa oled see Jumal, kes paneb isegi pastori kaagutama laua all kana moodi. Sa oled see, kes liigutab kardinad ja läkitab pääsukesed akna taha. Issand, sa oled see, kes avab oma sõna ja räägib inimesele, mis tema tee on. Milline on see elu muudatus. Issand, me täna tahame avada oma südame sulle ja me õnnistame seda linna, me õnnistame iga inimest, kes meid täna kuuleb. Ja õnnistame ka neid, kes ei ole täna siin, kes ei kuule, aga kes ometi otsivad sind ja Jumal, sa tead, neid on siin linnas üksjagu. Issand, me palume vala välja oma püha vaim selle linna üle. Ja me palume, issand, et sinu armastuse ja helduse sõnum võiks kajada selles linnas ja muuta see linn täielikult teiseks. Issand, ma tänan, et see võib oleks õnnistatud linn Jeesuse nimel. Jumal, see on koht, kus kunagi tapeti eestlaste valitsejad, eestlaste kuningad, reetmise ja alatuse läbi. Aga issand, olgu see ometi üks selline koht, kus sina tõstad ühe uue vaimu selle rahva sisse. Jeesus, me õnnistame seda kohta. Me õnnistame seda linna, neid inimesi. Me palume, et sinu püha vaim võimsalt valaks ja teeks kätte saadavaks sinu väe muutmiseks ja päästeks igale ühele, kes siin happi hüüab sinu nime, Jeesuse nimel. Amen. 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 Aitäh. Aha, ei. Aitäh pastor Mart Metsale selle hea sõna eest ja julgustuse eest meile kõigile. Ja kõigile, kes on siin vihma trotsides kuulanud, ma usun, et Jumal on rääkinud meie kõigi südametesse. Me tahame tänada pastor Mart Metsalat, tema kallist naist Heli ja samuti Villi Võrku. Nii et me palume, et te tuleksite korra siia ette. Te võite olla õigemini seal, kus te olete. Kerlika leiab teid ülesse. Ja meie programm läheb edasi 8:30. Ja 8:30 algab siis siin draama Viimane võimalus. Nii et ma julgustan teid, kui te siin olete juba trotsinud seda vihma, ma julgustan teid seda veel trotsima. 8:30 on avatud ka Vallitorni kohvik, mis seal Vallitorni seina ääres on. Sealt saab kohvi ja pirukat ja mida seal iganes on. Nii et on võimalus natukene keha kinnitada. Aga hetkel siis selline vaba pool tundi ja kõik, kes tegelevad draamaga, siis palun kohe minna lava taha, et
oma positsioon sisse võtta. Aitäh!